kõigile! Kohe algab minu elu esimene auto review ja autoks on Tesla Model Y Juniper või siis Juniper. Ja ma kunagi lubasin endale, et kui ma esimese uue auto endale ostan, siis ma teen ka selle review. Ja alustame siis algusest, kuidas ma selle auto üldse sain ja miks ma selle auto valisin, mis mulle tänase 3-4 nädalase kogemuse juures meeldib selle auto juures ja mis mulle ei meeldi ja hakkame pihta. Kuidas ma selle auto siis Eestisse sain? Nagu kõik teavad, ei ole selline asi võimalik, et eraisik või siis mõni firma läheb ja ise ostab Tesla tehasest auto ja toob selle Eestisse. Võib-olla see on nüüdseks hetkeks juba võimalik, aga minu teada polnud see võimalik, siis kui mina hakkasin seda autot muretsema. Ja sain ma selle siis niimoodi, et kui ma käisin proovisõitu tegemas siin Saaremaal ühe Tesla Y-ga, see oli ühe eraisiku oma, kes siis vastas minu üleskutsele ühes grupis, et soovin proovisõitu teha. Ja küsisin, et kuidas temal see protsess siis käis ja siis ta ütles mulle, et tema ostis endale siis auto M24-st, m24.ee ja sealt siis oli tema kontaktisikuks Kuldar ja ütles mulle, et need mehed seal firmas teevad ülihästi kõike neid toiminguid, mis on vaja teha, et Tesla Eestisse saada ja ma usaldasin teda, hakkasin samuti Kuldariga rääkima ja nagu mulle soovitus anti, et kõikidele küsimustele saab vastuse, et siis kui ma käisin proovisõitu tegemas selle uue Teslaga, siis ma sain täpselt samamoodi kõikidele oma küsimustele vastused ja protsess läks väga sujuvalt, nad ühesõnaga leidsid võimalikult kiiresti mulle auto, organiseerisid selle Eestisse, müüsid liisingusse, sealt mina suhtlesin oma pangaga natukene, et ühesõnaga kogu see protsess käis ilusti kenasti ja minu jaoks oli see eriti oluline, sellepärast et ma pole kunagi ostnud uut autot ja ma pole lasknud ka välismaalt tuua. Seega minu jaoks lihtsalt see, et keegi ütles, et kedagi võib usaldada, oli ülioluline, sest ühe auto ma kunagi ostsin, mis oli Saksamaalt toodud ja no sellega läks ikka väga valesti kõik, mis minna sai põhimõtteliselt, aga seekord läks kõik, mis hästi pidi minema, läkski hästi, et auto on siin, pretensioone mul pole M24-le ega ka kellelegi muule, kõik läks väga hästi, nii et ma näitan veel üle ka, et kui keegi veel ajab segamini seda mobiilega või midagi sellist, siis siin ma olin oma numbri ära ja siia on ilusti kirjutatud, nagu te näete, m24.ee, et ma ei taha video all kommentaare näha, et oota, kas on see mobile või kas on see mingi, ma ei tea, mis iganes asi veel on. Minu jaoks olid siis nemad, kes mind aitasid siis ilusti kenasti selle auto minuni. Vot. Nii, ja nüüd läheme siis nende asjade juurde, miks ma selle auto üldse valisin ja suures pildis välimuselt. Alustame sellest, mulle see väga meeldib. Minu jaoks see auto esindab tulevikku. On ka teisi väga ägedaid elektri kui ka mitte elektriautosid, mis mulle meeldivad, aga hetkeseisuga meeldib mulle see kõige rohkem, sellepärast et see on tulevik minu jaoks, on ju. Aga sees on need tegelikud põhjused, mis mulle kõige rohkem meeldivad, mis siis panid mind just seda autot ostma. Nii et lähme sisse. Nii, oleme siis autos sees ja ma ütlen, et esimene põhjus, miks ma just seda autot eelistan kõikile teistele ägedatele tulevikuautodele, on selle auto sisu. Nagu te näete, nagu te teate, siis siin on võimalikult vähe nuppe. Jah, akende jaoks, ukse jaoks on nupud, rooli peal on nupud ja põhimõtteliselt rohkem nuppe ei ole. Ja see on minu jaoks väga-väga oluline ja väga teiste autode puhul seda nagu ei leia, et seal on nii vähe nuppe, aga siin autos on neid nuppe täpselt nii palju, kui minu arvates ühes autos nuppe olla võiks ja see on minu eelistus. Nii, läheme teise asja juurde. See on autopiloot. Ma olen selle siis juba valinud siit ka menüüst endale on ja selle kohta ma siis räägiksin paar asja, et siin on 2 varianti. Üks on siis põhimõtteliselt, see peaks nagu justkui püsikiiruse hoidja olema, aga see tegelikult ikkagi pidurdab, nagu ka iga teine auto, ja ta teeb kohati mingi selliseid natukene ootamatuid pidurdusi, mis mulle väga ei meeldi. Mul on ka teistel autodel olnud siis nii-öelda see
ACC on ju, Active Cruise Control, aga siin ta natukene kuidagi järsult võtab, et see AI on võib-olla liiga ettevaatlik, aga sellest ei ole midagi hullu, sellega tuleb lihtsalt harjuda. Ja teine asi on siis, siit ma panen selle, on siis see AutoSteer beta versioon, see on siis sisuliselt selline nagu 50%-line autopiloot, ehk siis nagu FSD on siis 100%, aga see on siis 50%-line või siis isegi võib-olla isegi natuke vähem, aga minu jaoks on see tegelikult täiesti piisav, sellepärast et ta ikkagi võtab nii palju kurve ja sirget teed, reguleerib kiirust ja kõiki asju sellisel moel, et ma saan üha vähem ja vähem olla nii-öelda autojuhi rollis. Ja loodetavasti siis see on nagu selline väikene harjumine selleks hetkeks, kui tuleb ka FSD. Ja ühe asja ma avastasin täiesti juhuslikult ja ma arvan, et võib-olla see on kõige kasulikum nipp. Võib-olla see nipp on kuskil nagu juba olemas, aga nii palju, kui mina olen Tesla videosid vaadanud, ma ei ole seda näinud. Võib-olla sellepärast, et need tüübid, kellel on nagu FSD olemas, siis nemad ilmselgelt ei vaja seda, millest ma kohe rääkima hakkan. Aga kui sa lülitad siis peale selle AutoSteeri, siis on niimoodi, et kui sa käed ära võtad, siis auto sõidab justkui nagu ise, on ju. Noh, ta ei võta ringteid ja valgusfoore ja sellised asju nagu arvestab küll, aga kiirust arvestab küll ja võtab täiesti arvestatavad kurvid ka ära. Aga sa pead iga mingi aja tagant rooli puudutama, sellepärast et ta tahab, et sa annaksid märku, et sa oled nagu teemas, on ju. Ja siis on selline lugu, et sellel puhul, kui sa nüüd tõesti keskendud juhtimisele ja võtad käed ära, siis umbes, ütleme niimoodi, et iga 90 sekundi tagant umbes sa pead rooli puudutama. Mõnikord võib-olla saad 2-3 minutit ka niimoodi, et sa rooli ei puuduta, aga umbes 90 sekundit on see. Siis sa pead rooli puudutama. Ja miks ma soovitan suurt ekraani, sellepärast, et siin hakkab see palju paremini silma, et puuduta nüüd rooli. Et kõigepealt tuleb sul ise kiri ja siis hakkab mingisugune sinakas selline valgus siin ekraanil käima, on ju, et siis sa tead, et sa peaks nüüd nagu rooli puudutama. Aga nüüd läheme mu suure avastuse juurde. Ja see on siis see, et kui ma sõidan ja ma hoian kas või 2 näppu, 1 näppu, tervet kätt näiteks niimoodi rooli peal, mitte ma ei juhi, ma tegelikult võin vaadata aknast välja, aga või üles läbi katuse võin vaadata taevast, on ju, siis kui ma kätt rooli vastas hoian ja absoluutselt roolimisele keskendu, siis ta tegelikult ei anna mitte ühtegi sellist käsklust, et puuduta nüüd rooli, sest ma tegelikult puudutan rooli ja minu jaoks see oli nüüd nagu asi, mis muutis selle autoga sõitmise, eriti just selle nii-öelda autopiloodi palju mugavamaks, sest ennem iga 90 sekundi tagant seda rooli jõnksu teha, see oli natukene tülikas. Aga see, kui ma lihtsalt kätt hoian rooli peal, ükstapuha kuidas, see teeb asja minu jaoks palju mõnusamaks. Läheme edasi järgmise asja juurde. Nii, ja nagu ma siis rääkisin, et kui seda autopilooti kasutada, siis kui sa niimoodi hoiad käed täiesti eemal, jah, sõidab täiesti normaalselt senikaua, kuni tee on siis väga hästi märgistatud, aga kohe varsti peaks hakkama siis ekraanil käima üks kiri, mingisugune poolteist minuti pärast, et puuduta rooli. Praegu mul on tegelikult liiklus siin ja nüüd tuligi. Ma arvan, et sellest ei ole isegi minutit möödas. Ja nüüd on siis see koht, kus ma pean rooli natuke puudutama ja siis see kiri kaob ära. Aga kui ma nüüd lihtsalt istun niimoodi, panen käe vastu rooli, siis mis juhtub, on see, et seda kirja enam ei ilmu siia. Ja nagu ma enne ütlesin, mitte üheski Tesla videos mina seda näinud pole, et keegi ütleks sellist asja, sellepärast teil on FSD või siis nad räägivad täpselt samamoodi, et lihtsalt puudutad rooli ja siis sõidad edasi, on ju. Et ma ei tea, kas ma nüüd avastasin midagi suurt ja ägedat siin, aga nagu ma ütlesin, minu jaoks on see hea, muidugi ma vaatan ikka teed, aga selle käe ma selles mõttes nagu lülitan justkui nagu välja, et ma ei keskendu sellele, et ma seda rooli hoian, vaid mu käsi on lihtsalt siin ja kui ma ta ära võtan, siis ma tean, et ühel hetkel ilmub see kiri jälle, on ju, ja siis ma panen käe tagasi ja nii ongi, aga mul on seda kätt siin palju lihtsam kogu aeg lihtsalt hoida ja siis auto sõidab ise. Nagu sa praegu näed ka, rool keerab, et see kõik on lihtsalt tore. Lihtsalt niimoodi saab sellest kirjast nagu lahti ja see autopiloot muutub natukene paremaks. Vot nii. Nii, ja üks veel väga oluline põhjus, miks ma selle auto valisin, oli see, et ma võtsin välja siis nii-öelda
kulude tabeli ja panin sinna siis muud variandid, mida ma oleks ka tegelikult tahtnud osta, aga nüüd see tore automaks, see muidugi rikkus asja täiesti ära ja loomulikult andis tugeva tõuke siis nii-öelda Tesla suunas minu puhul. Aga ma panin ka teised kulud sinna sisse, jätsin selle automaksu korraks kõrvale ja ma võin öelda niimoodi, et kui tahta uut autot, mis on tark, garantiiga, kõik sellised asjad ja võtta siis auto, mis ei ole elektriauto, bensiin, hübriid, mida iganes on ju, siis ausalt öeldes hinnavahe oli põhimõtteliselt olematu, on ju. Kui arvestada seda, kui palju siis Tesla peale peab remondirahasid või mis iganes sellised kulusid, mida nõuavad teised, kas siis hübriid või siis bensiin, diiselautod, siis Tesla puhul lihtsalt puhtalt kulu-tulu tabel, on ju, näitas mulle seda igatepidi, et see on mõistlik valik, see on majanduslikult mõistlik valik ja jumal tänatud, et ma ei teinud seda otsust nii-öelda enne eelkõige sellepärast, mis ma just ütlesin, et kulude pärast, vaid just sellepärast ma tegin selle valiku, et lisaks sellele, et auto mulle väga-väga meeldis, kõik need omadused ja tulevik ja kõik sellised asjad, siis see kulude pool, see lihtsalt nagu ainult kinnitas seda valikut. Nii et soovitan sul tegelikult täpselt samamoodi teha kindlasti see arvutus läbi, sest kui ma paljude inimestega räägin, on ju, siis nad ütlevad, oi, uus auto, seda, teist ja kolmandat ja kui ma panen neile samamoodi selle tabeli silmade ette, ütlen, okei, ma võtan kuskil 2, 3, 4, 5 aastat vanem auto, bensiinimootoriga, paneme sinna automaksu juurde, paneme sinna kõik need muud asjad kõik juurde, on ju, ja siis nad näevad ise täpselt samamoodi ja mõtlevad, et peaks ka vist Tesla võtma. Aga ma olen selle autoga veel nii vähe olnud ja ma loodan, et see ei muutu, mida ma praegu arvan ja tunnen selle auto puhul, aga alati võib kõik muutuda. Ja siinkohal ongi see video läbi, ma rääkisin sulle ära täpselt, kuidas ma selle Tesla sain, see on siis m24.ee, need mehed teavad, mida teevad, ma eeldan, et ka teiste autode puhul võib nende poole pöörduda ja rääkisin ka ära, miks ma Tesla valisin ja see on kõigest esimene video, mis ma plaanisin teha, tulevad ka teised videod veel, sest ma praegu hetkel tellisin päris palju igasuguseid lisavidinaid Teslale juurde, kui need on kohal, ma vaatan, kuidas nende kvaliteet on, kuidas nad sobivad, kas nad täidavad oma eesmärki, sellest tuleb siis teine video. Loomulikult me räägime laadimisest ka, aga selleks on mul selle autoga vaja oluliselt rohkem sõita, et anda siis laadimise kohta ka sellist ausat tagasisidet. Plusskraadidega kogemus on mul olemas, nüüd ma tahaks tegelikult sõita miinuskraadidega ka, sellepärast, et siis teadaolevalt selle auto läbisõidu distants läheb väiksemaks, kui väikseks ta läheb, kui kaua ta siis vastu peab. Seda ma saan rääkida siis, kui ma olen seda kõike ise kogenud. Aga praegu kinnitan ma turvavöö, sulgen ukse, ütlen sulle tšau, näeme järgmises videos ja nii on. Ja mis mu sul... Oota, pärit olla või? Lool, teeme nüüd vaikus. Selle võib bloopers sisse panna sellest. Ja see auto laseb peeru ja kui sa tahad. See ongi see viimane asi, tegelikult ei ole. Okei. Sul käib, jah? Okei. Nii, ja see oligi siis minu aus video selle kohta, miks, kuidas ma selle Tesla võtsin. Ei, scratch that shit. Okei, no me võime niimoodi teha.